Austatud Riigikogu liikmed. Härra Helme mainis siin, et tema erakond sai mitu korda odavamalt hindu võrreldes konkurentidega reklaamile. Siis ma juhin tähelepanu, et kehtiv erakonnaseadus kõneleb ka, et kauba või teenuse saamisest allapoole turuhinna, mis on kvalifitseeritav annetusena, mida tuleb. Nii et ma loodan, et olete seda ka teinud. Nüüd teine küsimus, mis puudutas seda osundust, et millest me konkreetselt räägime. Andres Herkel võttis minu meelest väga tabavalt kokku selle, et kõik ettepanekud, mis tehakse, tuleks ellu viia ja kui neid ellu ei viida, siis on tegemist kummitempliga, osundades eelmise parlamendi koosseisu tegevusele. Ma tsiteerin: rahvakogu suurepärased ettepanekud, osad head, osad küsitavad, tapeti. Kõik oleks tulnud ellu viia, nii head kui küsitavad, aga tapeti. Küsimus nüüd sellest, et ka siin erinevates osundustes on väga mitu erinevat tahku, millisel moel seda konkreetset riigieelarvet, eelarvelist eraldist, kuidas seda jagada ja milline see süsteem peaks olema. Ja ma sellega põhimõtteliselt ei ole nõus, mida osundati, et küsimus on, et milline süsteem on mõistlik. Poliitilise süsteemi, poliitilise ruumi toimimise seisukohalt ja siin on võimalikud erinevad alternatiivid, aga ma seda paralleeli, et meil on tegemist praegune Eesti erakonna süsteem, nagu see on loodud ja ka rahastamissüsteem, nagu 90. aastatel paika pandud, sellise rahastamismudeliga, et seda saaks nimetada tuua paralleeli ebademokraatliku süsteemiga, paralleeliga siis Aserbaidžaanina. Minu osundus ei olnud mitte sellele, et otse kui erakondade rahastamise tänane süsteem peaks säilima, sellepärast, et Keskerakond kandib Tallinna linnas või sellepärast, et tegelikult efektiivset järelevalvet ei ole. Ei, vastupidi. Minu küsimus on selles, et miks me kui me sellise suurusjärgus probleemi ei lahenda, siis on väga silmakirjalik kõneleda nii-öelda ühest tahust ja seda süsteemi perspektiivis, ma tuletan meelde, 10 miljonit eurot aastas valimiskampaania mahtu. See on väga tõsine demokraatliku protsessi hälve ja siin öelda, et ärme selle küsimusega tegeleme täna sellega, mis on nii-öelda arupärijate poolt osundatud, ma sellega küll nõustuda ei saa. Siin on mitu tahku ja me peame kõigi nende tahkudega tegelema. Ja see, mis oli, mul on hea meel, härra Adams korrigeeris selle härra Ammase osundatud asja, et tõepoolest poleemika oli suur, mis puudutas ka majanduskriisi ajal seda kärbet, aga küll üldise avaliku sektori kärpe filosoofias, nagu see 7% oli, see puudutas ka erakondade riigieelarvelist eraldust, mis tõsi küll ei ole piisav loomulikult mitte arupärimise esitajate arusaama järgi. Aitäh!